Katrin Kuldmaa, kuule, mis toimub? Sa oled 2 päeva jutti Tallinn Fashion Weekil. Eile olid, täna olid, homme oled ka või? Ei, aitab küll. Aitab Nüüd päriselt aitab. No millal sa viimati olid üldse Tallinn Fashion Weekil? Ahaa. Tuleta meelde. Ma olen päris mitu aastat järjest olnud 2 korda lausa. Kas eelmine kord olid või? Sügisel. Ma kevadel ei jõudnudki, sellepärast mul jäi justkui vahele. Aga seekord sa oled jäänud truuks ikkagi oma sellisele tikandile, käsitööle, et see teema nagu on läbiv alati. No okei, siin on mingi pruudi teemaga seekord, millegi pärast, väga huvitav, aga ikkagi just see käsitöö, see puhas nagu ehe kunst. No sellest ei saa jah üle ega ümber. Aga pruudkleidid me ju teeme neid kogu aeg, et lihtsalt see soov ja unistus nad nagu kollektsioonina lavale tuua on tegelikult olnud väga kaua ja seekord oli mul tõukejõud, mul olid noored kambas ja minu moemaja on tegelikult viimased pool aastat olnud ikkagi nagu päris moemaja, nagu välismaa moemaja. Et ma ei tea, assistent või praktiseerivad noored disainerid, et mul ongi tegelikult töötab assistendina tüdruk, kes on lõpetanud Milanos maadisaini ja Pista moeshow noored, kelle žüriisse ma sattusin, keskkooli õpilased, see oli vapustav show ja võidu kollektsioon ühele tüdrukule ma andsin siis eriauhinnad, võibki tulla ja praktiseerida minu moemas ja teine oli siis kogu Pista etenduse võitja ja üks nendest 2 tüdruku kollektsioon, nad olid Kuldnõelal ka näitasid oma kollektsiooni, et see oli üks nende auhind ja teine siis, et ka soovi korral võib siis minu juures praktiseerida kõik need imelised suled siin täna, mitte need, aga võt siin suletüdrukud jooksid teise kollektsiooni, siidist suled, et käsitöö täiesti haute couture töövõtted ja me oleme just sellises mõnusas ühisloomingus seda kollektsiooni teinud, et see on nagu mega äge. Kelle suled need on, küsin mina kohe? Siidist suled, käsitöö suled. Need ei olegi strutsi ega kana suled? Ei. What? Nad näevad nii ehedad ja õiged välja. Need mitte, aga võt need. Nad on nagu päris. Siidist. Nüüd sa küll vapustasid mind natukene. Okei. Eva Arvisto Piste moeshow võidukollektsioonis oli tal üks jakk, milles oli 4000 sulge. Tehtud siis mingisugustest kangajääkidest. See nagu murdiski minu südame, et jumal hoidku, et teeme siis neid nagu siidist, et milleks teha neid... Milleks kitkuda kanu. Aga sa oled hästi selline looduse ja mulle tundub selline rohe inimene ikkagi, et kui ma katsun neid sinu materjali, vabandust, ma teie kõhtu nüüd katsun, et see on nagu päris materjal ja sa oled ka teinud kõva statementi meil nagu täna või eile, on ju, et no polyester, mida sa ütled selle kohta? Aga tegelikult me ju võitleme, meil on just uudised, kuidas nagu Hiinast tuleb nagu hunnikutega polyesterit sisse, et see on probleem tegelikult. Ja see on vastu keha halb, see on seljas paha, see ei hinga. Kui plastpudelites, see on tegelikult suur probleem, et ma ei saa nagu aru. Ma päriselt ei saa aru ja ütleme, et muidugi inimesed tulevad minu salongi, et ka tänapäeval inimesed ei olegi enam poes ju ei näe ega ei tunne neid materjale, inimesed nagu ei saa aru, et tegemist on puuviljaga, sest see tundub siidina. Et kvaliteetseid materjale, mida mina kasutan, inimesed ei kujutagi enam ette, ei oskagi tahta. Et selles mõttes nagu tulge julgelt, proovige, vaadake, mis tunne on seljas. Katsuge. Katsu. Oh my God, kui pehme. Pole tükk aega sellist materjali tunna. Tule läbi. Ma mõtlen eile, et Kirill Safonov pani selle Kuldnõela kinni. Kas tal olid tõesti need materjalid olid nagu siis, vaata ma vaatasin eemalt, ma mõtlesin brokaat ja et seal on ka kuld, sellised niidid jooksevad ja et see tundus nii päris. Ei.
ma ei pea sellest rääkima. Sa ei pea kommenteerima seda ja, et mida teised teevad. Sina tahad olla võimalikult selline ehe. Naturaalne siid kädis, siid paks, langev siid. Näiteks pruutkleidid on meil tehtud, see pruutkleit on tehtud Loropeana puuvilla trikotaaži peale, et vastu ihu on mõnus. Sul on hea olla siin sees, eks ju. Et pruutkleitide puhul, kui tähtis päev on pulmapäev, inimesed on närvis, pinge ja siis sul on mingi kõva kange asi, plastik seljas. Et ma nagu näen ju inimesi ja tunnetangi just seda, et vabastada sellest ja et sellel päeval ka sa tunned ennast nagu füüsiliselt hästi, et sul ei ole ebamugav. Siin ka, eks ju, selle pärlipitsi all on puuvill, katsun need siia aja näpukene. Sa jumal hoia küll. Mule kallis, Katrin, aga see on nagu hirmus kallis kõik. On ja sellepärast ma ei olegi teinud aastaid pruutkleitide kollektsiooni, sest minu pruutkleitidesse läheb ikkagi päris palju raha, et neid on keeruline teha suure kollektsioonina. No aga mida ma teen pärast, kuhu ma lähen? No sellega ma lähen EFTA galale, läheks küll isegi, on ju? Just, me teeme väga palju pruutkleite just nii, et nad on ikkagi niisugused nagu kokteilikad või ja paljudele pruutidele ma ütlen, aga panete pühapäeva hommikul, teete pannkooke, panete selga. Why not? Püha Peetrus! Sa oled nii tubli. Ja ei, selles mõttes, et loomulikult kõik on ju hinna küsimus, on ju, aga et ütleme, et siin on ainuke võti, on see natuke vähem tarbimist, et ei pea ju olema neid kleite 20, 30, 40 tükki kapis, Aga ma ei saa minna ju üritusele 2 korda ühes ja samas kostüümis, kõik naeravad mu välja, ütlevad, mis juhtus? Vastupidi, mul just üks klient kirjutas mulle imearmsa kirja, kuidas ta läks minu punases tikitud jakis, ma arvan, mingi 10-15 aastat tagasi tegime talle selle, sai meeletult komplimente, jutustas, kust ta sai, mis tegelikult ei naera sind mitte keegi välja tänapäeval. Sul on täiesti õigus, sest minul on 20-25 aasta taguseid Katrin Kuldma riideid. Kui sa paneksid jalga need nahast püksid, mis ma sulle tegin aastal, mis see oli, 2000? Aastal 1000. Ma panen siilud vahele. Ei, läksid jalga, aga mul on need täiesti olemas ja ma olengi hoidnud neid puht ja emotsioon. On ju? Plütoni naast, oh my god, ma tapsin ussi. Ma tegelikult olen mõelnud, et ma tahaks teha üritust, mis oleks Katrin, kus publik peaks tulema, külalised peaks tulema Katrin Kuldma Vintage'is. See oleks päris kihvt. Great idea, mul on kõik asjad alles. Aitäh sulle ja edu sulle. Aitäh!